So I want to greet everyone who is here. I'm very grateful. Tahaksin tervitada kõiki, kes on siin. Mul on hea meel, et mina sain ka sõna ja tahaksin alustada viimase aja sündmustest. Ameerikas juhtus eile uskumatu kurjuse sündmus. Charlie Kirk, 2 väikese lapse isa, sõnavabaduse kaitsja mõrvati ja ta mõrvati seepärast, et ta ei läinud globalistide agendaga kaasa. Ta oli kartmatu ja ta oli väga kindel oma missioonis võidelda selle kurjuse missiooni vastu, mis hävitab meie lääne tsivilisatsiooni, meie peresid, meie inimesi. Ja see kõik resoneerub ka väga minuga. Me kohtusime kunagi Ungaris, Budapestis ja see, mida meie täna siin teeme, on väga sarnane sellega, mida me tookord Ungaris tegime. Edmund Burke on öelnud, et head mehed ei tee midagi. Ja see on just see, mis meid siin täna kannustab. Mitte midagi tegemine on just siis relv, mis Charlie Kirki vastu oleks suunatud. Me ei saa olla vaid. Ja see kurjus, mis inspireerib niinimetatud liberaalseid globaliste, on halastamatu. Ja ma tahan see tõttu väljendada isiklikult tänu ja tunnustust kõigile, kes siia on kogunenud, kes on valinud tõe ja headuse poolel olemise. Mina olen poliitik, ei ole ei teadlane ega ka arst. Räägin seetõttu asjade poliitilisest küljest ja sõnastan need enda vaatevinklist. Viimastel aastatel protsessid, mis varem olid ähmased aastakümnete jooksul, on muutunud väga konkreetseks. Ja varasemad fantaasiad ja äärmusvasakpoolsed nägemused on väga kiiresti käivitunud, mis isegi kõige paranoilisematele inimestele, nagu ma ise, tundusid varem uskumatud. Ja senisest veelgu valjemalt on näha see, et varasemad konspiratsiooniteooriad on kõik muutunud tegelikuks praktikaks ja me ei tohi seda isegi nimetada ega ei tohi selle vastu võidelda. See, mis juhtus COVID-i aastatel, oli kohutav protsess, mis oli suunatud lääneriikide rahvusriikide vastu. Meie vastas olid mitte valitud globalistid ja nemad siis soovisid röövida riikide suveräänsuse. Ja kuna läänes on enamus riike siis vanad demokraatiad, kus inimesed usuvad, et nende sõnal on kaalu, siis tuli ka kodanike suveräänsus röövida. On muuseas huvitav see, et need ühiskonnad, kus endiselt mäletatakse totalitarismi, kes nii-öelda olid siis raudse eesriite valel poolel, mõistavad paremini seda, mis on hetkeolukord ja kuhu ollakse suundumas võrreldes lääne ühiskondadega. Ma mäletan endiselt 90. aastate naiivseid lääne ühiskondi,
kui naiivsed lääne kodanikud, kui neile räägiti, mis juhtus nõukogude ajal, küsisid, miks te politseid ei kutsunud. No ei kutsunud sellepärast, et politsei oli samamoodi üks osa režiimist ja COVID-i aastate tegevused olid nagu kapist välja tulemine selles mõttes, et oli näha, kuidas otsustavat võimu kasutati ja vaikus ei ole vastus. Me õppisime seda, et kontrollimatu infolevik interneti kaudu muutus täielikuks katastroofiks, kuna internet muutus inimeste vaigistamise kõige olulisemaks relvaks ja oli raske aru saada, kes trollib inimesi. Ametlikud valed loodi nii Hiina kohta kui ka teiste kohta ja ei tohtinud kahelda selles. Samuti oli ametlikuks valeks ka maskide vajalikkus, ka eriolukordade kehtestamise vajalikkus ning vaktsineerimise vajalikkus. Ja seda ei võinud küsimuse alla panna ega sellest eristada. Seda kõike tehti selleks, et võtta üle võim. Seda tehti selleks, et rahvusriikide suveräänsust kõrvaldada ja see oli ka vajalik ka kodaniku suveräänsuse kõrvaldamiseks, ka sõnavabaduse, valikuvabaduse kõrvaldamiseks. Kõige selle peal trambiti. Nüüd me teame liiga palju selle kohta, kuidas globalistid oma ametliku vale kinnistasid. Ja nüüd on meie ülesanne üle jäänud maailmale sellest teada anda. Aga ametlik vale siiski endiselt levib ja gaslighting ja muud nähtused endiselt on elus, kuigi on libisemas nende käest. Kui me neid valesid ei avalikusta, siis lääne tsivilisatsioon meie elu ajal kaob, meie oma koduriigid kaovad, nagu ka tervis ja omand ka rikutakse. See on meie viimane võimalus asjad ümber pöörata. See tõttu ka ma Trumpi ja tema kabinetti nii väga imetlen. Nemad teavad, mis on mängus ja nad teevad imelist tööd. Ma tõeliselt imetlen neid. Nii et ärgem kunagi väsigem kurjuse vastu võitlemast ja tõuskem üles ning võitleme oma eluviisi eest. Ja nagu te näete, me oleme võitmas vaatamata tänastele uudistele. See kõik on juba õhus tunnetatav. Me oleme võiduteel. Tänan kõigile.